tere! Minu nimi on Tiare Kaar. Ja minu nimi Helena Laanemann. Me käime Viljandi Paalalinna koolis. Mina käin 3. A-klassis. Ja mina 3. B-klassis. Mina olen tegelenud juba tantsuga 5 aastat. Ja mina ka 5 aastat. Me käime Face Moe tantsukoolis. Meie tantsu nimi on Universum. Tšau! Alla Joe, mulle muusin 2 Soome kuuti, kes on muidu täitsa toretada Eesti ketti puhul. Neid lõpnes moi, okei, toonad lihtsalt siia minu juurde, mis on tore, aga kuhu. Okei, tegelikult pole vahet, et ka siin me ei ole lahe, keegi küsib, siis ma istusin kafees. Mul on mõned küsimused, millele ma lahendused täna esil proovin leida korra veel. Sest vahel tundub lapsi, pead ma lihtsalt filmisid, sa tead, mega suur filmisid. Elu teeb ma nimelt filmilik, et neil vist jäävad üksiga, ta nüüdsid ennab silmini. Kõik mu mured tavad, kui sind kohtab õgusad. Kui sa selga hoiad nõgusad. Keset loovad atmosfääri õduse ja Airbnb tuli mega suure lõduga. Olen konsu, kuuan mu, suunen mu, kogu universum. Olen konsu, kuuan mu, suunen mu, kogu universum. Tere, mu nimi on Miia Vennan. Käin Viljandi Jakobsoni koolis 3. B-klassis. Tegelen iluuisutamisega. Olen sellega tegelenud juba 3 aastat ning täna ma esitan teile oma iluuistamiskava.
Berg. Ma käin Viljandi kesklinna koolis 2. A-klassis. Minu hobid on klaveri mängimine, iluvõimlemine ja tantsimine. Ma käin tantsustuudios Dance Dream, olen seal 5 aastat käinud ja minu treener on Rita Muttel ja ma esitan teile tantsu Maagiline raamat. Olen 10-aastane ja käin Palalinna koolis 3. B-klassis. Minu hobi on ratsutamine. Käin Heimtali tallis ratsutamas. Mulle meeldivad väga loomad ja eriti ka hobused. Heimtalis on minu lemmikhobune Reps. Ta on 17-aastane. Tere, me oleme Jakobsoni kooli 1. klassi õpilased. Mina olen Esme-Hanna Heil. Mina olen Maria Uri. Mina olen Nele Paabel.
Me käime balletistuudios ja me esitame teile oma tantsu. ma olen 9-aastane, käin Viljandi kesklinna koolis 2. C-s. Minu hobiks on mängida parmupilli ja ma olen osalenud juba eelmisel aastal talendishow'le, kus ma isegi võitsin ja ma olen käinud parmupillifestivalil ja ma hakkasin parmupilli mängima 5–6 aastat tagasi ja ma üldse alustasin parmupilli mängimist siis, et tema koristas mu nagu suur tuba ja siis ta leidis diivani tagant vana parmupilli ja siis ema andis selle mulle ja siis ma küsisin, mis see on. Siis ma õppisin selle mängimise ära ja sealt ma selle nakatuse saingi. Ja ma olen ka Eesti noorim parmupillimängija. Aasta on möödunud ilma õpetajata, nii et siis tahan uuesti talendishow'l osaleda. Ja eks ma olen harjutanud omapäid ka üksinda.
B-klassis ja ma käin Viljandi Paalalinna koolis. Minu hobi on iluuisutamine ja ma olen käinud seal juba üle 4 aasta. Ja mulle meeldib see sellepärast, et see on graatsiline. Ja kui ma olin 4-aastane, siis ma ütlesin oma emale, et ma tahaksin sinna minna. Ja kui ma olin 5, siis mu ema viis mind lõpuks sinna trenni. Ja mu suuremad saavutused on umbes 14 võistlust ja mu kõige parem koht on 2. koht. Aga kahjuks ma pole koroonaviiruse tõttu pole saanud juba üle aasta võistlustel käia. Ja mu esituse nimi on Mystery Cat ja mu juhendaja on Merili Kesküla, kes on ka minu treener. Nii. Ja nüüd ma näitan teile, ma ei tea, kas mul tuleb 1 või 2, aga üks ei päev. Okei, see oli peaaegu nagu 2, aga jah, head aega! Master criminal who can defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, McCafferty's not there. McCafferty, there's no one like McCafferty. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation could make a faker stare. And when they reach the scene of crime, McCafferty's not there. You may seek him in a basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, McCafferty's not there! McCafferty's a ginger cat, he's very tall and thin. You'd know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined in thought, his head is highly domed. His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he's half asleep, he's always wide awake. McCafferty, McCafferty, there's no one like McCafferty. He's a fiend and daylight shade, a monster of depravity. You may meet him in a box street, you may see him in a square, but when a crime's discovered, tere, mina olen Laureen Lehestik ja õpin Viljandi Keskkonnakoolis 3. klassis. Tere, mina olen Saskia Meekler ja õpin Viljandi Paalalinna koolis 3. klassis. Me tegeleme tantsimisega. Me oleme lasteaiast saadik tantsinud. Näiteks oleme käinud koolitantsul ja Kuldsel karikal. Me tantsime S-stuudios. Ja nüüd te näetegi tantsu kahekesi. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like, hey, you burn me up, believer.
flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Hey, turn me up, believer, believer. Tere, minu nimi on Marella Saar. Ma käin Viljandi Jakobsoni koolis 3. B-klassis. Ma käin ka spordikoolis iluvõimlemises. Ma olen sellega tegelenud juba 5 aastat ja täna ma esitangi teile oma arengukava. Tere, minu nimi on Kertu Valmsen. Ma olin 3. B-klassis Viljandi Kesklinna koolis. Ma olen käinud erinevates kohtades võistlemas. Mu kõige parem koht on olnud 4. koht, mille ma sain esimestel võistlustel. Ma olen iluuisutamisega tegelenud juba 5 aastat. Ma tegelen sellepärast iluuisutamisega, ma tahtsin õppida uisutama ja see hakkas mulle nii meeldima, ma hakkasin seal käima. Sellel talendishow'l ma osalen oma kõige uuema kavaga, mille muusika on võetud filmist Kõiksuse teooria.
mina olen Janelle, ma olen 8-aastane ja käin Viljandi Palalinna koolis esimeses A-klassis. Minu suurimaks hobiks on tantsimine. Alustasin tantsimist juba 3,5-aastaselt. Tantsin tantsustuudios Dance Stream ja mul on parim treener Rita. Olen osa võtnud paljudest võistlustest, näiteks koolitants ja kuldne karikas. Eelmisel aastal tantsisin esimest korda päris enda soolokavaga. Tantsisin siis Koopa inimese tantsu. Sel aastal tantsin ma soolokava Tantsides nooreks. See tants räägib vanemast meesterahvast. Talle meeldib tantsida. Tantsimine hoiab teda noorena ja värskena. Eriti rõõmsaks teevad mind tantsustuudio Dance Stream aastatantsija tiitlid, mille olen saanud juba 2 aastal. õpin Viljandi Jakobsoni koolis 3. B-klassis. Ma õpin Viljandi muusikakoolis trombooni. Olen seda õppinud juba 2 aastat ja täna ma mängin teile loo trombooniga.
mina ja mu klassiõed Eleanor, Eleanor ja Brett oleme Viljandi Paalalinna kooli 4. klassist. Me tahtsime osaleda talendishow'l, et saaksime teile ka enda oskusi ehk tantsimist näidata. Muusika on inspireeritud meie koolikellast. Meie tantsukava nimi on Tugevad tulnukad. Nautige ja tantsige kaasa! Minu nimi Mirel Karro, ma käin Viljandi Kesklinna koolis 2. B-klassis. Ma olen 8-aastane ja mulle väga meeldib tantsida. Ma alustasin tantsimist siis, kui ma olin 3-aastane ja mulle meeldib väga iluvõimlemine, akrobaatika ja showtants. Mul on väga palju erinevaid võistluseid olnud ja mul on kokku 6 medalit ja 1 karikas. Ja minu treenerid on Annika Karin Vahter ja Rita Muttel. Ja mul on siuke tunne, et ma jäängi tantsima elu lõpuni ja ma tahan ka kunagi iluvõimlemise treeneriks hakata. Aitäh! How can we
spordikoolis iluvõimlemise treener. Samuti olen tantsuõpetaja tantsukoolis Maeroobik. Tahtsin teid kõiki tänada selle vägeva show eest ja täiesti uskumatu, et see kõik oli toimunud distantsilt ja saab digitaalselt võimalikuks. Ja väga tore oli näha siin täiesti multitalente, et ühest otsast teise välja. Et suur kiitus teile ja väga hea erialavalik. Siis mina vaatasin ekstra tähelepanelikult liikumisega seotud ülesandeid ja tahaksin siis välja tuua selle, et minu arust on kõige vahvam see, kui on tegemist oma loominguga. Nii et kõigile, kes tegid oma loomingut, siis selle eest juba kohe üks lisapunkt minu poolt. Muidugi treeneri käe all õpitud tehnika tuleb ka väga kasuks ja see andis veel väga hea sellise liikumise nautimise eesotsas siis iluuisutaja Rebeccaga, et tõesti väga tehniliselt hea sooritus. Ja mul on hea meel, et saite ka sõpradega koos aega veeta, aga muidugi erilist julgust vajab ka üksinda esinemine, nii et siinkohal ka kõik, kes julgesid üldse osa võtta täiesti üksinda, siis ka teile väga suur aplaus ja aitäh, et osalesite. Siis tahaksin veel välja tuua, et väga tore oli vaadata, kui oli ka kostüüme lisatud, et andis ka kohe sellise ühe hea kihi sellele kõigele juurde ja eriti vahva oli näha, kui oli see veel humoorikas, näiteks nagu Janelle seda meile näitas. Aga kõige tähtsam on minu arust siiski nautimine ja emotsiooni edasiandmine. Ja seda oli ka igal etteastel omamoodi ja mõnel rohkem, mõnel vähem, mõni võiks selle kallal veel natukene tööd teha, teisel tuli seal täiesti loomulikult. Ja siinkohal kõiki neid punkte arvestades said minu lemmikuks tugevad tulnukad Grete, Eleanor ja Britt. Tere Madis, vaatasin sinu etteastet nimega Inspiratsioonirütmid. Mulle väga meeldis, kuidas kasutasid oma loomingus mitut parmupilli. Tuleb tõdeda, et selle aastaga oled sa väga palju arenenud. Ja eriti äge oli see, et sa suutsid jalaga veel parmupilli mängu kõrvalt ka rütmi lüüa ka honnil. See ei ole üldse lihtne ülesanne, tean seda omast käest. Ootan tulevikus sinult palju suuri tegusid, jõudu ja jaksu sulle. Tere Ramon, vaatasin sinu vahvaid etteasteid lugudest Menuett ja Saksa tants. Mulle väga meeldis su pühendumus, kui neid lugusid mängisid. Ja see paistis välja eriti sellest trombooni puhtast toonist, see oli väga hea. Jätka samas vaimus. Tšau, mina olen Reelika ja olen S-stuudio tantsuõpetaja. Täna siis annan mina natukene sulle tagasisidet. Esimesteks tantsijateks olid siis Tiare ja Helena tantsuga Universum. Ja ma panin endale kirja, et väga põnev ja müstiline algus ja tüdrukutel on väga hea rütmitunne terve tantsu vältel. Natukene oleks tahtnud veel näha sellist näomiimikat, et natukene veel rohkem võib-olla mõnes kohas naeratust, võib-olla mõnes rohkem mingeid teisi emotsioone. Aga üldkokkuvõttes väga äge, et selle tantsu just ise tegite, et see teie enda oma looming oli. Maagiline raamat ja edit. Taaskord väga hea muusikatunnetus. Oli ka olemas täitsa suur lugu. Mina oleks oodanud, et see vanaema hüppab ka veel kuskilt sealt raamatu seest välja, siis oleks nagu täiuslik number olnud. Et kui järgmine kord teha mõelda tantsu, siis ka mõelda emotsiooni peale ja et alus lõpus oli seal selline kuri nägu, aga et võib-olla mõelda selle peale ka juba tantsu keskel. Ja järgmiseks balletitüdrukud. Ma panin endale siia kirja kaunid kostüümid ja oskuslikud tantsijad. Ja mulle meeldis, et väga hea kohane koreograafia oli. Nii, Laureeni ja Saskia kahekesi. See oli väga äge koht, kus te filmisite, et andis sellele tantsule palju juurde. Päris palju koreograafiat oli, et päris pikk tants, et väga äge, et te olete suutnud nii palju koreograafiat omandada ja niimoodi, et sassi üldse ei lähe, et tantsisite selle puhtalt niimoodi ära. Eriti mulle meeldisid need improvisatsioonikohad.
et neid oleks võinud isegi rohkem olla. Ja järgmiseks korraks lihtsalt väike mõtteaine, et kui te teete tantsu kahekesi, et siis natukene rohkem siis kasutada üksteist tantsulises mõttes ära ka, et natukene rohkem üksteisega suhestuda. Ma täitsa juba jäin uskuma Janellet vaadates, et tants teebki nooremaks ja lugu oli iseenesest väga hästi esitatud ja edasi antud, aga see vanamees lõpuks läks ikkagi selg küürus ja longates natukene sealt kepi najal minema, et kas ta siis ikkagi lõpuks ei saanud nooreks tantsides. Aga muidu ka samuti väga hea rütmitunnetus ja loo edasi andmine. Tugevad tulnukad. Mulle tundus, et te ise väga-väga nautisite seal laval olemist ja see nautimise tunne kandus ka siis edasi teisele poole ekraani. Teil oli valitud väga tugev muusika, aga samas ega teie koreograafia sellele muusikale alla ka ei jäänud. Ja lisaks väga ägedad ja efektsed kostüümid. Ma saan aru, et väga lihtsatest vahenditest, aga ikkagi toimisid väga hästi lava peal. Mina olen elus istunud, ma arvan, täpselt 2 korda hobuse seljas ja see, mida ma nägin sealt video pealt, kuidas üks väike tubli ratsutaja on selle hobusega loonud nii suure sideme, et hobune allub sellele väikesele ratsutajale, siis see on väga lahe, see järelikult on väga tugev side.